Ma kartsin, et ma sisenen niimoodi, et ma olen rikkus. Mis sa mulle eile ütlesid? Sa saad seal ju kiitkuda, pole olla midagi. No, tead, ma ütlen ausalt, see tundub võib-olla natukene... Sorry, mu jalad annavad alla, mul on nii hea meel lihtsalt all tagasi olla. Et kui mina ütlen, et midagi raske, siis usu mind järgmine äkki. Ei no ma mõtlen, et mina pidin püssitama enne see laugust eelmine kord, kes siis ei tea, siis eile olid meie rollid natukene vahetunud. Aga me mõtlesime, et teeme siis väikse üllatus oli ma kahetsed päriselt. Ma ei tea, sellest kunagi. Ma ei tea, kui paljud teised kardavad kõrgust. Sama, ma kardan ka. Me oleme teie nimel kõigeks valmis. Jaa, mõtlesime, et ütleme kohe alguses ära, et te saate meiega kaasa rääkida. Kas keegi on varem käinud seda saladate show? Mis asja otmisid nii vähe inimesi või? Esimest korda? Kes on käinud? Kes on käinud plaksutage? Kes on esimest korda plaksutage? Okei. Mida? Okei, ühesõnaga, tore, et te tulite. Meil on selline asi, et te saate meiega kaasa rääkida. Siia ekraanile tuleb QR-kood, saate telefoniga siis ütle selle QR-koodi ja siis saate kirjadega siis nii-öelda arvamust avaldada. Just. Aga ma mõtlesin, et meil on nüüd siin 3. kord, ei, 4. kord. Jah. Et teeks midagi nagu teistsugust võib-olla, mida on ära parem teinud. Okei, kas sa... Okei, olla chill on jah. Ma tean, mida sa tahad. Midagi, mida ma ei ole kunagi teinud. Sa soovid, et ma laulaks? Ei, me ei oska laulda. Räägid tõesti? Ei, ma laula. Äkki kutsuks juba esimeses pooles mingi inimese, kellel... Nagu me ei saaks kolmekesi arutada. Ma tahagi ainult sinuga istuda tegelikult. Okei. Aga keda me kutsume? Kes on juba Alexas kohal? Ma arvan, et me võiksime kutsuda näiteks Steino. Kes meid ikka paremini tehaks? Steino? Olen ikkagi tiims, kui ma pean bussi kinni panen enda jaoks, vaata, keegi teeb mulle tööd ära. Okei. No, aga lähme siis Sauru. Nii kaugedest jälle. No jah, me mõtleme, et kes meid ikka paremini teaks ja ikkagi Steino on family. Olete meie family. Family, pange käed kokku. Ma ei tea, mitte midagi, ma ei tea, kui ma vaatan. Siit meie ei peagi neid nägema, nemad peavad meid nägema. Kuule, aga kurk ei ole kuivab või? Appi nii kuivab palun nagu. No, suua. Siin on ainult vett. Kas me saaks midagi mingit teenindust nagu selle paljad poisid? Teil oli Šampooni. see kuldsete aluspükstega poiss. Kurat on pükst. Liisus on peitas ja kui rääkida sellise asja. Teeme šampoanja poissile aplaus. Sorry, me tohjame šampoanja. Aitäh! Aitäh! Kahju, et sa riides oled seekord, aga käib ka. Kristjan, ära nilli. Ma ei saa... Ikka on mees saalist. No las olla. Ma olen koju temaga ikkagi, kui vaadata võib. Sa kõlad nagu iga keskjälg küll. Mina seal ette vaatas nüüd teele. See, et sõbrannal ei päästa mind. See on see kuu vergo, vaata. Aga kõik, kelle kirjad me täna ette loeme, neil on siis ka kingitus. Ja mis sinu kõrval seal? On küll, jah. Cum laudet. Ja Luuvilt. Nii et kui te tunnete oma kirja ära, siis saate emaili ja siis te saate kingituse. Jah. Nii. Aga võtame kirjad, Sten, kas sa oled valmis? Appi närvid on nii läbi sõlema, vaata. Aga tegelikult väga ootan. Sa ei tulnud vähemalt rippust. Ei tahagi. Ütleme, et temposse ja nööri sa ikkagi uue tähenduse. Jah, konkreetselt.
nii, aga kas te olete valmis, sest et meie loba ei taha keegi kuulata, ainult kirju kogu aeg öeldakse. Ainult kirju. No nii, let's go. No tahab välja tulla. Olen teie podcasti kuulanud juba esimesest osast peale, aga pole siiani julgenud oma lugu saata. See juhtus umbes 7 aastat tagasi, kui töötasin hotellis registratsioonis. Ma olin öövalves ja see öö oli eriti vaikne. Mitte ühtegi külalist ei tulnud pikalt, nii et ma lihtsalt istusin letist veidi eemal, sest leti taga polnud toole ja scrollisin telefonis. Siis äkki avaneb uks ja sisse tuleb pere. Ema, isa ja neil on süles väike imik, kes magas. Ma panin telefoni kiiresti ära ja tõusin püsti, et neid vastu võtta. Nad tulid leti juurde, ma naeratasin piisakalt ja alustasin check-in'i. Kõik oli täiesti normaalne, kuni ma äkki tundsin, et kõht teeb midagi kahtlast. Ja ma sain kohe aru, et see ei ole selline asi, mida ma saaks lihtsalt ignoreerida. Aga ma ei saanud kuhugi minna. Ma pidin seal samas leti taga seisma, naeratama ja nende broneeringut sisestama. Ma proovisin hoida kõiki kontrolli all, aga see ei töötanud. Keset seda hetke, kui isa mulle oma nime ütles ja ma seda arvatisse trükkisin, tuli täiesti ootamatult üks pikk roa peel. Mitte väike, täiesti selge ja kestis mitu sekundi. Vaikus, mille katkestas lapse. Jah, ma skuutsin oma peeruga kõik üles. Mina seisin seal käed klaviatuuril ja mu aju lõpetas lihtsalt töö. Ja millegi pärast otsustasin ma selle kõige hullema võimaliku lausega pääseda. Ma ütlesin täiesti automaatselt, vabandust, see oli tool. Ainuke miinus, seal ei olnud tooli. Ma seisin püsti. Leti taga ei olnud mitte midagi, mille peale seda ajada. Isa vaatas korraks ringi ja puhkes täiesti südamest naerda. See oli kogu südamest vali naer, mida ta enam kontrollida ei suutnud. See mees naeris nii naelekalt, aga ma ei saanud ju hakata ka naerma. Ma lihtsalt jätkasin check-in'i, nagu midagi poleks juhtunud. See ema andis lapse isale, tuli minu juurde ja ütles vihaselt, et tead, kui raske on tema väikest last magama. Ma vabandasin südamest ja kuna mul on 2 väiksemat õde, siis ma tean, et see on kohutav. See isa oli terve aeg naerukrampides ja imik lihtsalt küttistud üles täiesti verist. Ema hingas raskelt, hoidis käsi kramplikult letil ja muutus aina punasemaks. Lõpuks sain jälle võtma anda ja nad läksid oma tuppa. Hommikul tuli hotelli juhataja tööle ja kutsus mind oma kabinetti. Ma olin küll närvis, aga loomulikult olin sunnitud sinna siiski minema. Ta ütles rahulikult, et minu peal on kaebus tulnud. Tuli välja, et too ema oli väga põhjaliku kaebuse kirjutanud. No õnneks ta segaduses, et juurde lisanud, et ma peeru lasin, aga väga vihase tagasisida andis ta küll. Et jultunud admin nende lapse öösel üles ajas. Ülemus mainis kaameraid ja keeras ekraani minu poole. Seal oli näha kogu öö juhtunu. Koos heliga. Ta vaatas seda vaikides, siis mind ja ütles, et no sellised asju juhtub, aga edaspidi võiks enne WC-s ära keegi kliendid tulevad. Ma ei tööta seal muidugi ammu, aga ma siiamaani mõtlen selle peale, kuidas see juhataja arvab, et ma olen mingi hull, kes on meelega klientide ees kõhutuplased kui imikuid ehmatab. Mina oleks selle tooli võtnud ratsaki, pannud sellega ringi hästi palju heli teinud. Tal ei ole tooli. Oi! Sten Soonavõttis Mis teine probleem on see, et ei haiseks saada, sest see saab lapse peale trauma vaata. No selles suhtes, et ta õnneks haisu ei kirjeldanud, aga ma mõtlen lihtsalt seda, et enne kui me edasi räägime, et küsime inimeste käest ka, et mida teie oleksite selle ema asemel selles olukorras teinud. Skännige see sisse ja seal tuleb väike pollikene. Ja pollis on, et kas te oleksite naernud või oleksite ka kaebama läinud. Appi, kui keegi sinna osasse paneb midagi. Sõna kaljad. Sest et nagu peer on nii, nagu et keegi peeretab meelega. Mõned peeretavad küll. Võib-olla nagu minu jaoks minu kõige suurem hirm on see, et minu kõige suurem hirm on näiteks, kui ma olen kuskil, ma ei tea, raadiointekalt, teleintervjuu, aegsela laval, et siis ma lihtsalt peeretan kogemata. Et siis ma lihtsalt tüppab sinna auku ise peha. Aegsest mingi tead aitab küll, et otsa tikku. Et nagu selles mõttes, et sul on niigi häbi ja siis keegi läheb kaebab ka su peale. Mina sain esiteks sellest aru, et miks see juhataja teda üldse kutsus sinna, et tule nüüd mingi räägime su peerust. Kui sa oled videot näinud, mida meil siin arutada on? Ma saan aru, et oleks nahaalselt mingi kirjutaks, tõstab jala üles, aga see on kärsima. Appi nii meeldib, ma ei kujuta ette. Ma nagu ei tunne, et me ennast ise läbi praegu. Aga samas emana last raske magama saada öös ja tulid on ja et no ma ei tea,
võib-olla ma oleks natuke kettes, kui ma olen vihane, ma oleks väsinud. Aga ma ei kaeba. Ei, ma oleks kindlalt naerma, aga nagu päriselt, ma oleks kindlalt naerma. Ja isa reaktsioon oli õige, sa hakkagi naerma kõigi peeredes, siis on naljakas. Sa naerad. Ma olen mis situatsioonis. Mingid olukorrad on sellised, kus ma arvan, et see ei ole. Näiteks kujuta ette, et on varsti juures. Aga see, et... Tal on masskeelsus suva, vaata. Aga nagu, ja siis see, et ta selle tooli kaela ajas selle teeru. Ei no ma saan aru, sa lähed nii errorisse, vaata, et sa ei tea, mida süüdistada, aga see meenutas mulle seda, et teil, ma loodan, et teil on ka juhtunud, mul on küll niimoodi, et mõnikord näiteks teed midagi ja siis mingi asi teeb peeru hääl, no näiteks mingi jalanu või ongi mingi liigutad mööblit või mingi imelik hääl tuleb. Ja siis sa oled teiste näiteks võõramate inimeste ees ja siis sa oled nüüd olukorras, et mida sa... Et kas sa ütled, see ei olnud peer, vaata, aga nüüd, mis nad arvavad, sest obviously see oli, miks sa muidu seda jutuks tood, vaata? Ma hakkaks kohe päitsema ennast. Ma ütlesin, et see oli. Läksid hüsteeri, oot! Läksid veeretama, saab kellegi teise kaela. No ta ei tea, kelle, nagu sina selle Austraalia oma siniku kaela ajasid või? See oli õudne. Kes eelmisel Aleksele... Vaata, Kristinal on Heika on saalis, nüüd ei tohi, Kristina ei ole midagi teinud. Okei. Aga see oli eile, kui ärme toodud see vana asja. See vana asja meenutab ikka. See ei olnud. Sa räägid, kui ma hakkasin tõesti beebi kaevanud asja. Sa ajad. Aga vaata, 5 inimest oleks ka kaevanud läinud. Huvitav, kus nad on siin? Need, kes täna kirjutavad selle negatiivse arvustuse. Tool oli ebamugav, inimesed olid väljanud. Et igatahes suhtub kõigil ja tead, vahepeal on lihtsam kellegi teise kaela ajada. Tead, kas... Ja lihtsam on vaata beebi kaela, kes üks ka rääkida. Kas asi on ainult minus või ma oleksin küsinud juhatajalt seda videot endale teha? Appi, ma oleks küsinud. Ma oleks küsinud. Jaa, et ma ikka tahad ju lõpuks sõpradele ka rääkida. Ma olen tahan story'sse panna. Subscriberitele. Subscriberitele, nemad ei charge'i, nad on family. Just. Nii, aga siis ma võtan järgmise kirja. No, võta. Vaikiv kokkuleppe. Kallid mõju ja pärtad. Okei. Ma tahaks alustuseks öelda, et mulle väga meeldib see, mida te teete, just see ausus ja julgus rääkida teemadest, millest tavaliselt pigem vaikitakse. Ja noh, sellel ajal mõtlesin, et äkki on aeg ka üks minu mineviku salajutt päevavalgele tuua. See lugu algab täiesti rahulikult, nagu iga teine suveõhtu. Aga lõpeb kahjuks nii, et tahaks siiamaani ajamasinaga minevikku minna. Ühesõnaga, olin just põhikooli lõpetanud ja elu tundus ilus. Järgmisel hommikul pidin vara sõitma, aga enne seda oli mul üks väga oluline asja ajaga. Olin nimelt salaja tellinud oma elu esimese vibraatori ja universum otsustas mulle vastu tulla ja see pakk jõudis kohale täpselt päev enne minekut. Mõtlesin täielikult, see on märk. Õhtu saabus ja kõik jäid magama. Mina ootasin nagu valve koer, kuni majas oli käinud valmis ja siis läks pidu käima. Ütleme nii, et ma ei hoitud tagasi. Mis ta tegi sellega? Ma ei tea. Elamus oli selline, et oleks tahtnud universumit tänada. Ja siis täiesti suvalisel hetkel vaatasin ukse poole. Vale otsus, väga vale otsus. Sealt ei mu ema. Vaikselt ja vaatas lihtsalt. Appi, ma nägin. Meie pilgud kohtusid umbes 0,3 sekundiks ja siis ta kadus. Nagu see poleks kunagi olemas olnud. Tõmbasin teki üle pea ja üritasin veenda, et see oli lihtsalt väga elav kujutusvõime. Järgmisel hommikul ei suutnud mu emal otsa vaadata. Kiire tšau ukse peal ja bussile minek nagu midagi polekski juhtunud. Ja siis tuli parim osa. Me ei rääkinud sellest. Mitte kunagi. Küll korda, kuni paar nädalat hiljem kolisin ma keskkooli ajaks teise linna. Ja mina ei läinud koju tagasi umbes 3 aastat. Suhtlus toimus turvaliselt läbi Messengeri ja telefoni midagi. See on aus. Ei, nagu ma oleks ema, kes küsin Kalla viinid temmasse nagu. Päris. Vaata, põhikooli lõpetanud lube ei ole, siis peadki ema, kes küsinud, kuule, et kas sul on kodus mingid tablakaid või läheme temmasse? Joo. Ei, see on see on vist kõige suurem hirm üldse ühel nagu põhikooli ealisel. Üldse nagu see, et
vaata, eile oli kiri, kuidas üks laps leidis oma isa sahtlist siis mingi suure musta tildo. Et siis see nagu, et sa ei taha leida oma lapse. Tead, ma arvan, ma pigem eelistaks leida midagi, kui luua oma emaga silmkontakti samal ajal. Aus, nagu, mis see mu ema... Ta oled just tulemas. Orgasm nagu noaga lõigatud. Sellepärast ei räägibki 3 aastat oli nii vihane, mõtle, see oleks esimene kord olnud. Jaa. Mis see ema seal ukse peal tegid? Aga ma arvan, et oli ka šokis. Et vaata, võib-olla see on see, need paar sekundit, kus sa üritad aru saada, mida sa näed. Ja öö on pime, surin täis. Sa vaid seal ukse taga, mine oma tuppa. See koga üldse. Sten, sa ei ole vanematele jäänud vahele mingi... Appi, ma emme eksinud siin kuskil, jah? No. Ei, ma ei ole, ma tean. Appi, ärge öelge midagi nagu. Mina olen endast mitte kunagi vahel jäänud, nii ongi, et kui me tuleme. Ma olen tubli vahel tehtud. Mina tean muud lugu. Ütled midagi nii rohkem. Ja. Nii et, kas ma räägin sellele? Okk, näi. Ei, päriselt, või? Aga küsime inimeste käest ka, siis mis sa teie? Mis te oleksite teinud sellises olukorras? Rahvas ütleb... Erki Noor, Literaali. Kõik läheks ukse temposse või... Aga keegi ütles, ma ei häbeneks, okei. Nii paljud ei häbe. Tead, mul on hea meel nende inimeste enesekindluse üle. Aga enamus läheks tempos ja oi, kus oleks järjekord. Tempos oleks siuke järgs. Ma lihtsalt mõtlen seda, et okei, ühest küljest see on väga loomulik tegevus, ütleme nii. Aga kuidas te see kirjaautorina ka, et me ei rääkinud sellest kunagi, mida sul on sellest rääkida? Mäletad, kui sa eile öösel vaatasid mulle silma? Ma ei tahagi sellest rääkida. Aastad pesin hambaid. Elektrina hambarivad. Koodis. No, toas oli pime, ega tema ei tea. Mis sa surised? Sellepärast ta passiski silmi seleta ka. Mis sa manni toas ei Ka peaaselt tooliga tegid, vaata. Aga mulle meeldib, et peaaegu 100 inimest ei jäbeneks. Vaatame, kas saame 100-ni, praegu 95. 100 julged, kes julgevad ema ees pihkuda. Ei tule sott ära, ei ole 5 julget veel või? Ainult teised, vaata, temposse lähevad edasi praegu. Davai. Ühesõnaga, pigem on tempo. No pigem on tempo, jah. Eile tahtis see... Tagad või verki sinna. Haiged inimesed olete. Välja siit! Me tahan teiega pärast rääkida. Saate meile kiri, mis teil peas toimub. Aga nii, alles siis. Ma loen või niisama tahad üldse. Ei, jah, midagi. Võta kiri, jah. Okei, muuseas, see on kiri, mida ma olen tegelikult eilsest saati oodanud, et ette lugeda. See pakub mulle nii palju mõtteaineid. Aidake mind! Palun. Tere! Olen teie suhteliselt uus kuulaja. 6 aega tagasi olin haiguslehel koodirežiimil ja mis mul ikka muud teha, kui erinevaid podcast'e kuulata. Jäin teie salajuttudele truuks ja kuulan tihti. Vahepeal on küll veits cringe ja tühi mula. Jätte rahule. Vahepeal on küll ülimõtetu siit, aga samas tunnen, et nii-öelda koduselt, sest see teie vahetu ja vaba olek mõjub stressivabalt. Ei, sa lihtsalt kuulad, aga ei pea eriti mõtlemagi, et asjadest aru saada. Ei, ma ülenud selle mõttega seda lõiku läbi, ma keskendusin muud osa. ma nii kuulan teie podcast'i. See räägib ainult kiitust alati. Ühesõnaga, et te olete kõik pooled hoopis, kes on oma aju vahel. Kõik see mõttetu tühi mula, aga no okei. Nii, aga minu kirjast. Okei, ennem see näo täis on see, aga nüüd kirjad. Mõtletud kontidagi, lugege mu kirjad ja by the way, aidake mind. Okei, oleks võinud paremini alustada. Nii, aga minu kirjast. Nimelt oleme oma kaaslasega koos olnud pea aasta. Suhe on super, ta hoiab ja austab mind. Koos me veel ei ela, aga käime üksteisel külas. Küsiks siia ette ära, et kuidas teil kõhugaaside ja seksiga hakkab? Mule vist on mingi Peeru koos. Mingi Peeru show on lihtsalt koos. Kas julgete kaaslase ees peeretada või hoiate lihtsalt gaas kinni? Oma viimases 15-aastases suhtes peeretasime vabalt. Suvalisel hetkel, kes praegsus elutoas, kes teki all, ei teinud väljagi sellest. Nagu paljudele kindlasti tülgastav ja rõve. Mõtlesin, et kui oled inimesega koos, siis peaksid saama, et temaga tunde nii, nagu oleksid üksi või ei.
praegu oma kaaslasega koos olles ei ole ma selle aasta jooksul kõhugaase välja lasknud. Tema juures on jäänud muul ajal ikka. Päris kehva aasta aega kinni. Jube piin on koos veedetud päevadel oma kõhugaase peita ja muidu, kui tekib võimalus vetsu minna, mängib peerpeitust ja on elu eest pärakus kinni ja välja ei tule. Ja püüa siis seksida normaalselt. Nimelt, kui öö üksteise juures veedame, siis alguses on kõik super. Eelmäng, silitused, puudutused, üksteise märjaks ja kõvaks. Okei, ta läheb väga detailidest. Mina olen see wild bitch nii-öelda ja mehele meeldib. Meeldib natuke karm ja aktiivne see. Okei, ta tõesti. Ta läks peeru pealt mingi kull erootiliseks portid seda vaata. Ta tahab, et me saaksime aru toona. Ta tahab olla wild bitch. Kõik on hästi, kuni järsku peale eelmängu, mees tahab allapoole ronida ja keelekat teha. Ma armastan seda ja seda see saama pea alati orgasmi võrreldes tavalise seksiga. Aga mina saan orgasmi vaid lõdvestudes, iga oma keharakku tunnetades ja keskendudes. Kuid seda on pea võimatu teha sul kõhugaasi. Mulle üldse tundub, et mul on neid klassikalise inimesega võrreldes palju. Ma veeretan üpris tihti, kogu aeg midagi muliseb. Panem edasi. See läks nagu mingu kirjuks. Ma just tahtsin sama aega, et ma mõtlesin, ma hoian nagu reputation. Okei, thanks. Nii, ta läheb sinna alla, ma püüan lõdvestuda ja siis tunnen, kuidas peen tahab välja tulla. Siis hakkab mõte tööle, et pean kinni hoidma. Ma ei saa talle ju näkku peeretada. Aga sedasi ma ei saa seksi nautida. Ja kui ta sõrmed ka veel... Mul on ilma rääginud sellest aastat. Lõpet ära. Ja kui ta sõrmed ka veel tuppe lükkab, siis kuskilt sealt kaugelt need sõrmed nagu torgivad neid muud kaasa. Nii et pigem olen ka kogu selle protsessi ajal pinges ega ei suuda nautida. Nendel kordadel tunneb mees end halvasti, et ei suutnud mulle naudingut pakkuda, aga tegelikult on asi minus. Aga see on pea iga kord nii. Kuidas ma ütlen, et kuule, ma olen peeru täis ja minuga ongi nii, et üliarv on orgasm võimalik, sest ma olen kogu aeg kaasa täis. Või pean jooksma iga tunde peale vetsu põristama. See oleks ju ka piinlik. Kuulda on ju. Mida see ruupurisse peeretid see kõik? Lihtsalt seksides on lihtsalt kinni hoida, aga suuseksi ajal raske, sest siis tahaks rohkem lõdvestuda. Millal teie julgesite oma kaaslase ees peeretada? Kuidas lõdvestuda suuseksi ajal, kui on kaasid? Ehk oskate natuke kaasa mõelda, soovitada, oma kogemusi jagada ja nõu anda. See oli aeg. Tead, mis on minu põhiline küsimus, kui ma seda kirja lugesin, see ei tulnud tegelikult isegi väga oma aega tagasi. Minu küsimus oli see, et ta räägib vaata sellest, et põhiprobleem on, et mees ei saa allapoole minna, aga et oma viimases 15-aastases suhtes peeretas ta vabalt. Kas siis näkku selle mehe? Ei, vaata, siis tal oligi see, et ta kogu aeg nagu peeretas tal oli. Ja siis... Ja tal oli, vaata, nüüd ta jääb... Okei, sest et ma lugesin seda, ma olin nagu... Ma saan aru, miks teie suhe katkes, kui 15 aastat keegi peeretas sulle näkku. Aga ma mõtlesin, kas ei ole võimalik, et päriselt mingi punt ette panna või? See võib ju külgedelt ikka välja liigida. Ja siis teeb millega. Aga nagu, mis nõu annad siis? Või kas sa saad Märteniga nüüd abielukene ees? Sa peeretad Märteni ees? Meelega küll mitte. Mida ma läbi une teen, see ei ole minu probleem. Sest ma olen teadusõntaja ja siis ei saa millest. Samas, nagu te võib-olla mõned teate, ma hiljaaegu sittusin voodisse. Aga ka mitte meelega. Ja ka see oli tegelikult läbi une. Ja... See on, mis ta läbi une teed. Jah, et nagu Märtel selles suhtes, ta ei öelnud nagu eriti midagi. Peale selle, et ta nüüd hiljaaegu, kui tal ükspäev paha alla oli, siis ta ütles mulle, et ma nii imetlen su seda julgust, et sa lihtsalt tõmmad voodisse sittusid. I did not though. Aga sul ei ole siis sellist probleemi, et... Tal hakkavad need probleemid alles. Ei, selles mõttes, et ma nagu, ma olen nii vähe suhtes, ma oligi see, kui ta ära läheb minu jaoks lõpuks on, oh my god, yes, I can live again. I can breathe. Ei, no, gaasikammel kodus. Aga mis sa siin oled, siis panen kõrval kinni sorry. Siin, ja panen kõrval kinni, siis keemane vaata mingi sorry,
mul kõndi mahus on andeks. Okei, selles mõttes, et ikka vaata, et nagu, et õnneks ongi see, et me ei ela koos, et ta läheb minema, et siis ma saan ikkagi rahulikult olla. Ja sellest nagu ma kiirustan kokku kolmisega, siis ma tahaks rahus pere. Kristjanil on väga keeruline see ka, et tal on korteris ainult üks WC ja see on täpselt niimoodi, et kui sa istud elutoas seal lähedal ja kui sa oled magamist, siis sa kohe seal saad. Ei, aga saate aru, ja ma mäletame podcastis rääkisime, et kui ma kodu ostan, siis see on nagu täiesti nagu, noh, et sa saad eraldi olla seal, aga nüüd mul ongi täpselt keset korterit, et I'm fucked either way. Ja siis ma mäletan, kui mu Peika vist esimest korda või teist korda minu juures oli, ja siis ma mäletan, et oli 5 hommikul, saatsin Malule poisse, et lihtsalt ma lähen, et läksin su peale. Sul on töö nõgu, hästi, miks sa sinna ei lähe? See on nii kõva. Hetkel tahab lähevad, siis ta tuleb. Ta võidis mind kursis seal. Ei, see oli siin marks, või saatsin ma ütlesin, mul on nii häbi, julgesid töötada. Ta oleks võinud minna lihtsalt rõdule, ma kujutan ette Kristjana öösel kõnnib lihtsalt seal hoolida riiki ja teeneb. Lihtsalt inimesed, naabrid on see mingi tšau. Ja siis keegi küsib, no mis teeksid? Tobi teen! Võitab ma Tobi käest. Aga miks sa terrassi pole tõesti mõelnud? Mida vaiksemalt üritasid teha, seda tuleb see kõik. Aga samas, mul praegu tuleb meelde sellega, et kui ma olin ju Märteniga ka ainult mingi 6 aega koos olnud, okei, võib-olla 2, me läksime ju sinna Hispaaniasse ja seal oli üks nendest nõmedatest hotellitubadest, kus on nagu WC on tead klaasist nagu, seal olid küll kardinad ees, aga see on full klaasist ja ma ärkasin ka sellega, et mul oli raging diarrhea ja Märten on siuke, et kohe, kui sa natukene liigutad, siis ta on, kus sa lähed? Aga tol hetkel ta nagu full järgmine, ma nägin küll, et ta liiguti, siis ma läksin sinna vetsu, ma ei tea, kuidas ma saan heliproofida kohe 10 sekundiga seda vetsu ära. Ja siis ma lihtsalt, everything happened, siis ma lihtsalt istusin seal hästi kaua. Ma mõtlesin, et äkki ta, kui ta ka ärkas, siis ta jääb uuesti magama ja siis ta võtab lihtsalt kuni. Ja, mina sellepärast ma tegin ka kell 5 hommikul seda. Sa olid üleval 5. Ei, siis ma ärkasin, mul kõht nii valutas, ma ei saa enam, ma pean ärkama, ma vist ärkasin kõhuvalu peal. Siis ma mõtlesingi, et davai, et nagu I have to do it. Aga sa veed siin õnnab üli hästi. Meil on need pulgad ka vaata, TikTokis nägema, mingid inimesed teevad, et kakaga, et sa võtab need pulgad ja sa vitsutavad selline, ja, et see lõppeks igale pool. Ma ei ole seda teinud päriselt, aga see ei tule minu poole. See ei tule minu küll enam. Vitsutamata. Sita vett vitsutus. Need sa mõtti hallega, mis? Aga minu küsimus on see, et kas te ei arva, et vaata, mõned inimesed, kui käivad nagu kakalares, mis spreivad seda, õhuvärsketajat, on ju. Siis minu meelest on nagu kõige haigem see, et nüüd ma tean, et sa käisid sinna. Sa tuled, lehkad selle õhuvärskendaja, ma tean nüüd, mida sa tegid, muidu ma poleks midagi tead. Ja siis teed selle sita õhuvärskendaja tegema. Lilla-linnaline sittuma. Aga nendest kakajuttudest nüüd edasi. Endis vaatame, kas mehed ka nagu mõtlevad sükse asja üle päriselt, et kui naine on mingi, oh my god, äkki ta kuuleb. Mehed on raudselt mingi, ma ei tea, siin on raudselt praegu mehi, ka eile oli päris palju mehi. Sina ei loe. Ei, mis sita on ikka. Aga mis rahvas ütleb, kas te hoiate ka kinni või lasete kõik valla? No, rahvus. Oota, ikka lastakse, oi, nii. Läheb. Olge ausad, me ei näe, kes see isa ütleb. Tegelikult nimeliselt loeme pärast kõik virugutid. Kati purutada. Laseme Kati Karu, see ka päris inimene, siis võtsin hoopis purutada. Kati Karu ei ole päris inimene. On küll. See on muinasjutt. Ei, arvib lood tüta. See oli, kus Kati ja see oli nüüd siuke lood. Ma ei tea. Lasin öelda 5 last, aga see on tuntud. Ma ei tea, see on publikus praegu. 421 siis hoiab kinni ja 306 laseb valla. Aga ma kadestan teid. Üsna tasavägine. Ma ka tegelikult kadestan. Aga no, mul on teie üle hea meel. Ikka hoiab kinni. Jah, hoiad kinni viisakalt. See gaasivalu ei ole tore. Kristjana ees ei hoia kinni. Muidugi sa hoiad. Aga see on fine. Elu on elamiseks. Aga nii palju kõhuprobleeme Eesti inimestel. Veel 2. Ja siis sellel ühel naisel, kelle meelest see saade on suht cringe. Aga see, et ta mingi... Aga aidake mind.
oota, aga nagu, ma ei tea, aga mis see abi oleks tal üldse? No aga mingu vetsu siis, mis küsimusi tal veel saab olla, nagu et vetsu ei saa ka minna, nii piinlik on, aga siis... Aga ma mõtlen, mis sina tegid Märtenile, oli see, kus tahtsid reisile alguses, sa saatsid teda mingi asju tooma poest. Ma ei anta lobi. Jubeda tahaks poest saada siidriks. Lihtsalt mine juttu. Ja ei ole midagi gaasises ka peale, see oli hea. No aga siis ta on läinud vähemalt. Ja siis Märten nagu on nii hea mees, et ta on, jaa, muidugi ma lähen sulle toon siin, siis ma olen saanud kõige kaugemasse poodi ka. Mõtle, miks ma seda toot lobistavad? Ei, ma ei taha seda lobi oma. Loo mulle kauget. Ja ühesõnaga, Peeretan on kõik rahus. Aga mitte praegu. Aga mitte praegu. Nii, aga ma mõtlen järgmise kirja. Ma ei taha. Ei no päriselt. Malju valitud kirjad. Need on Mähtme-Leeni. Mis me nüüd sita show saab? See on otses mõttes siit show. Aga okei, let's go. Räägin teile loo ajast. Meil oli veel vallaline. Mõnel üksildasel õhtul tšellisin Tinderis. Sain sealt ühe väga toreda mehega matchi. Jutt jooksis, ilus oli ka. Tundus, et kui miskit püsivat ei saagi, siis oleks temaga tore kas õhtuslema minna. Siis nii tegimegi. Õhtusöök oli tore, mees oli päris pikestav, hoolitses minu eest hästi. Samuti ei olnud mingit teemaarve pooleks juttu ja mina olin õhtuga juba väga rahul. Oma peas mõtlesin, et kas tõesti võib Tinderis jackpoti leida. Õhtu edenes, läksid jookid kangemaks ja meie vabamaks. Üks asi viis teiseni ja tema korteris ma omadega olin. Hästi easy on. Üks asi viis teiseni ja siis joogid olid kanged või? Ei ole. Ega ma sinna korterisse eedlooma ei näinud. Lõpetasimegi kiirelt magamistoas. Kujutage need ettevaatepilte. Suudleme mehed ja tema voodi ees. Tema on romantiliselt riidest seljast võtmas. Ühe hetkel panin ma käe kuidagi tema pükste värvi vahele. Noh, täpselt sinna kohta, kus aluspüksid algavad. Ja sõrmedega üle riistalastes on sealt midagi sellist pehmet. Nagu vatt. Mis korraks mõtlesin, et küllalt veider, aga ma jäänud selle peale mõtlema. Ühtäkki sain aru, et midagi on valesti. Kõik on liiga pehme. Ja ta ei rääkinud munnist. Mehel olid püksid juba põlvedeni ja riist oli juba paljas. Appi. Appi, mitte ainult. Sellisesse pole küll parem kohanud. Sina. Siis mina ühe lampi hämmaruses alla vaatasin ja südamerabanduse sai. Tal olid bokserist pesukaitsmed, aga mitte need naiste ruukesed, vaid mähkmelaadsed. Ma sain silmapilk ainult. Mees taipas koheselt, mida ma märganud olin ja kukkus kohe vabandama. Selgitas siis, et tal on pidamatusega natuke probleeme ja kui väljas käib, siis kasutab vahest pesukaitsmeid, et mitte nii reisida. Ma ei suutnud uskuda, mida ma just kuulsin ja nägin. Kokutasin seal midagi, tõmbasin helikiirusel kreedi selga tagasi ja asusin minekule. Ühe mähkme mehega ma küll seksida ei taha. Sorry. Mees kirjutas mulle veel paar korda, aga ma ei suutnud sellest mööda vaadata ja sinna paika see asi jäi. Olge ettevaatlikud, naised. Kui miski tundub liiga pehme, siis kontrollige, et teha nüüd mähkme. Teie mähkme. Ongi vaarme ees, nagu jätkuda rahu. Mõtlega on tore, ta lepib nii pandud. Aga vaata. Kus see rott on? Mis see on? Aga ma selles suhtes mõistan, et võib olla mingi meditsiiniline probleem, aga ma arvan, et see nõuab natukene rohkem teineteise teadmist kui esimene kord. Ja ilma nagu ütlemata, et oleks võinud esimene kord, enne kui nad jõudsid sinna korterisse, et lähed vetsu, võtad ära. Tegelikult, mis asja? Et kui ta tõesti on nii nice ja nii fun ja nii tore, et ta võib seda mingi hetk nagu jutuks tuua, aga nagu nii tuima, et kuradi ei ole nii mähme. Äkki ta mõõd parem teise kordas kartusid, kui sa hirmust täis ennast. Ei selles suhtes, et jah, et pigem nagu oled diskreet, nagu mine käi vetsus ära, et nagu kui teil on isegi kirehoog, ja ma ei ütleb, kui ma käin vetsus, siis naine ütleb, ei lähe, võta püksid maha. Ei, see võiks käia vetsus ära. Ma teeks võib-olla isegi fun show sellest, ma paneks päriselt vähmad jalgamata. Siis läheks kuskile koridori, raks alla püksid, läheks enda, kui mul on need ära saanud. Aga see on ikka kolmanda teine. Ma lihtsalt mõtlen, sorry, ma kirjastasin aru, kas nad olid mehe või naise juures, sellepärast, et mehe. Okei, sest et kui ta on naise juures, siis pärast kujuta ette, kui vaatad, ilus mees, kõik oli ülikõva. Ja siis mees läheb minema leiad enda vetsused väiksest prügikastist või huge mähk.
täiskasvanud inimeste vähme, ma oleks ka mingi, kas see on nali või... Aga vaata, minul on näiteks see, et mul käib koristaja ja ta ise vahendab seda, et ma ei oleks näiteks mul koristaja vaata, kui nüüd ei tohi. Ja siis sina räägid koristajale, jaa, mul on uus mees, see kõik koristaja. Vahe teada ka näiteks vaatas see koristada sugulane. Jaa, see on Liina ja... Sina sa teed, sa on see sugulane. Jaa, ta käib palju üles ka. Jaa. Ma tean. Mis ta minu prügikastist on? Ma tean, et nägi saate on. Aga ei, selles ütles, et jah, et nagu, ma ei tea, et nagu ikka sa pead ennem, kui sul on mingi varjatud puudus, on ju. Siis sa pead ennem nagu, sa pead konksu saama enne. Jaa. Nagu enamus naised, vaata esimesed 2 teiti normaalselt, siis tuleb palju, tegelikult on vaimu õige. Ja. Nagu alati on see, et kui sa oled natuke saikar, vaata, ära lase kohe tead, mees arvab ära ja siis kohvul. Ja siis, jah. Istu sa täis ennast. Siis situ voodist. Ma ei tisi. Jah. Kui meeldis sa aga kõik nende laused, kes ei ole seda podcast episoodi kuulanud, see oli nagu, me saime kõhuviiruse ja nagu... See ei olnud jah nagu taht. Ja mina olin samal ajal, tema siis hommikul, mina ei öösel niimoodi, et ma helistasin nuttes kiirabisse. Ma ei taha teid üldse tülitada, kui palun, ma ei saa siin poti pealt nagu tulema. Nutsin seda niimoodi, et ära nutan, tulen, et nad tulevad. Ja siis ütlesin, et ma võib-olla ei saa püsti ka, sest et ma annan talle välisukse koodi, et tulge siis siia sisse. Ja siis selleks ajaks, kui nad tulid, siis ma juba hakkasin kettima, et kui nad tulid, oh my god, ma lihtsalt expose inud. Ja siis ma olin seal vetsupoti ümber kallisin, siis kiirabi koputab, vaata, et tuleks nii saama sisse, aga ma ei suutnud liigutada. Samal ajal oksendasin, aga ma ei tea, kas teil nagu kui oksendades vahepeal tahab piska tulla. Et siis kiirabi tuli, ma ketšisin, aga kusa sellest samal ajal täis. Siis nad tulid ja ma lihtsalt tundsin, et see üks tüüp oli nii kena ka, mul oli nii mõtlema, et 2 oli vanemad inimest ja üks oli noor. Ja siis nad tulid, seda kõik on hästi, siis ma istusin kusest püksega. Ma olen nagu müüli, ma olen mingi, this is so fucking... Oleks pidanud hästi dramaatiline olema, politseist ka kaasa tulnud. Ei, seda ma oleks tahtnud. Kõik teavad. Aga ei selles mõttes, et ma oleks mõtnud jaa, et mind samal ajal röövitakse, et võtke kiire keele kaasa. Peab oksendama kakad ja ole kinni. Ei, seda ma ei taha, et politsei mind nii avata osa. Samas, kui see kiirabi käis, siis ta natuke low-key'na palandas mind ka, kui see oli ka laste pärast, ei Märteni pärast tegelikult, sest et see, nad arutasid, et kas on toidumürgitus, võib see olla viirus. Ja siis Märten ütleb, ei no mina arvan, et see on viirus, et Malju ei pesa ju kunagi käsi. Ja siis nad panid mulle vaata selle tilgutajani ja siis ma küsin, et kaua sellega läheb, et ma pean vetsima. Ja siis ta ütles, et sa võid selle endaga kaasa võtta, aga võib-olla hügieen. Jätke nüüd rahulema nii, mis suren ära. Aga küsime Rahvol ka, et mida teie oleksite siis selle Pähkmeleedi olukorras teinud, kui ta avastama? 69 inimest. Okei, läinud. Aga mulle meeldib tõesti. Vaata, eestlased on viisakas rahvas. Viisakas, jah. Eesti naised, me kannatame lõpuni välja. Ei lähe. Mähkmed jalas mõtled ka vähemalt polnud sitta Pähkmes. Aga tead, see on meie vanemate pärast vaata, sest kui me väiksena vilisesime kellegi üle, vanemad ütlevad, aga mina kõndisin 20 kilti hommikul kooli läbi lume, mina kannatasin, sina kannatad ära. No me kannatame mingi kuserottidega, 25 tükk. 6, 7, appi. Mul hakkas nii kahjustas käis, kui mana jookseks nagu. Aga ma tean ise, et nagu ma tean, et nuss oleks maaga lõigatud, aga teeme siis need teed või midagi. Räägime siis, et kus siis valesti läks või? Kus see pissimine olema sai? Jõuame ikkagi probleemi tuumani, et nagu... Ma olen teeniga seda, mitte kuskil on vaja kiilati. Urolo Kristina ei näeks. Sest ma olen nagu mingi, et ma näen alati kõigest potentsiaali, et kui on tore mees, et teie, äkki ma saan su korda teha, let's fix you up, on ju. Ta tegi ennast korda, ta pani Mähkmed jalga, ta ei oleks võinud niisama. Aga äkki leiame niimoodi, et see ei kusegi üksi. Jaa, see pole selle peale kunagi enne tulnud täiskasvanud mees. Aga me ei viitsi tegelikult probleemi. Ma tohti, et tema probleemi lahendus oligi, et ma panen Mähkmes, aga tegelikult äkki vaatame. Kunagi pole arstil käinud, vaata. Viitsi vaata. Okei, liigume siis edasi kuserottide peale. Mul on hirm juba. Ära korda, see on väga nõine kirjata. Pisike valearusaam. Tere, kallid Malju ja Kristine. Mul on üks väike valearvamus lapsepõlvest, mis tuleb mul siiamaani aeg-ajalt meelde ja paneb muigama.
Kui ma olin väike, siis arvasin täiesti tõsimeeli, et kiiruskaamerate sees on päris inimesed. Minu peas istusid seal tädid või olnud ja nende töö oli autosid pildistada. Nagu fotostuudios, ainult et terve päev tee ääres. Mis seal ikka, töö on töö. Mõni istub poes kassa taga, teine kiiruskaameras. Iga kord, kui me kaamerast mööda sõitsime, hoidsin ma ennast eriti siirgelt ja vaatasin otse kaamerasse, et tuleks ikka just pildi. Olin alati väga pettunud, kui tädi või onu otsustas pildi tegemata ette, aga igaks juhuks olin alati valmistunud. Ma ei mõelnud kordagi, et see võiks olla masin. Minu jaoks tundus loogiline, et keegi peab seal sees olema, kes see muidu nupule vajutaks. Vahel mõtlesin, et huvitav, kuidas nad sinna väikesesse kaameraruumi ära mahuvad, aga siis sain aru, et neil peab olema maa all pisike koobas ja maa peal olevas osas on ainult pool kehast. See tundus igati loogiline. Alles palju aega hiljem sain aru, et inimesed kaameras on olnud üks suur vale. Olin väga pettunud, kuna olin plaaninud sinna ise kunagi tööl aseks. No, selles suhtes, et vaata, me tegime kunagi podcastis ka selle vale arusaamade episoodi ja minu meelest nende vale arusaamadega ongi see, et kuni sa nagu väga otseselt ei mõtle millegi peale, aga sa oled mingi arvamuse lapsena loonud, siis see võib-olla tuleb suga lihtsalt kaasa täiskasvanu ikka. Ja siis mingi hetk, kui keegi küsib su käest, siis on nagu mul oli vaata selle hobuste nende kapjadega, kes seda lugu ei tea, siis ma vanasti arvasin, kuna vaata multikates lüüaks hobustele neid raudu alla, siis minu loogika oli, et nad panevad kappi hobustele alla selle naeltega. Ja siis ükskord nägime mingi dokumentaali, kus mingi metshobused vaata jooksevad ja ma olin mingi, ma nii aegelt fake saada vaata, et need ei olegi metshobused, kõik kabjad all. Ma näete, kellega ma olin, siis ta oli mingi, mida sa ajad, miks neil ei võiks kabjad all olla, siis ma jumala tark ja ma olin full ikka 25+, ma olin mingi, sest et inimene paneb hobusele kabja. Ja siis nad olid ka, et oota, mis sa ajaliselt hobune laseb nagu kõntide peal ringi. Metsikus fookuses see must iludus või mis oli, ma olin mingi full mingi. Mul oli hiljuti see, et sain aasta aega tagasi teada, mis asi tähendab sifakas. Mis sa enne arvasin? Oi Kalja, nagu sõbrad tuli täna vastu, et oma käest veidi sifakas, oli mida faktis ütleb, ma olen halvasti. Ma olen paks, ma olen suur, nagu Kalja, nagu see ei ole normaalne, miks te räägite mulle halvasti. Ja nii palju tuli see teada, kui see lõpuks ära, et see pilti teinud kohta saada. Aga mis sa arvasid, paks ja lühi? Paks ja hästi suur, ülekaalus, hästi halvsena nagu, hästi rentsitasid. Teeni kastis pasust. Ei, see oli nii ebareaalne, kõik nagu ma olin üksinda kassisin nagu päris pikalt. Kuni mu lõpuks oli see, miks te ütlete mulle seda kohas vaata. Aga miks te ütlete mulle esimese asjana halvasti, et kuidagi teada, et ma olen nii sifakas täna. See on mingi kes on see idioot. Ja aga see oli aastaga tagasi, on tead, päris kassi ikka. Ma mõtlesin, et see oli mingi üleeile. No põhimõtteliselt, jah. No, väga armas, jah. Ärge arvama, palun. Mina ei mäleta, mis minu vale arusaama toimub. Ma olen terve elu kõigest valesti. Kogu life is a lie, basically. Is a lie. Aga Pollis inimesed vastavad, et ma võiks ka vabalt midagi sama lolli uskuda päris palju ja oh my god, ja teine on, et mina olen isiklikult haritlane ja meil on ikkagi haritlasi. Vahu! Kiri. Pole elu sees midagi valesti. Nad te valetate. Olge ausad. Nad ei ole ausad. Aga see inimene... Lapse ajuna, mina laps oli, minu kujutlusvõime oli nagu ka selline, et ma kujutasin hästi palju asju ette. Aga see tundub loogiline. Sa kujutad siiamaani palju asju. Kujutan küll, jah. Ei reaalselt. Nii, aga... Ma võtan viimase kirja ja siis saatme edasi, mis toimub. Ma meil Janu. Mulle pani meeleks seal kirja. Tere näinud. Aitäh, et teete nii lõbusat saadet. Vaat see on hea kirja algus, mitte kriimis mõtete post. Okei, ma olen teie poole teele loo, mis suhtus minu kolleegiga. Ta käis Tallinnas peol ning hommikul hakkas kodulinna bussiga tagasi sõitma. Joostes jõudis napilt bussile, seega polnud aega midagi teele kaasa osta. Istus maha, tundis, kuidas pea lähedalt valutab ja suurened võibab. Ma lihtsalt tuli see kirja lõpp meelde. See oli aeg, kus bussid olid suht suvakad, et ei saanud juhid vett osta, mis vett seesigi oli. Igal juhul pidi ta sõidu ära kannatama. Tema lahendab lihtsalt üks vanamees, kes joob isukalt suurest pudelist limonaadi. Ta oleks ühe lonksveest võinud tappa. Aga ei olnud midagi teha. Ei lähe ju võõralt inimesed bussis loomusel olema.
nii ta seal bussis tõmbab meeliga piinles. Õnneks jäi ta mõne aja pärast magama ning ärkas alles selle peale, kui buss vahepeatuse tegi. Osa inimesi bussist väljus. Bussist läks välja ka too limonaadimaines vanamees ning kolleegi imestuseks unustas vanamees seda pooliku limonaadipudeli bussi. Järgis pingsalt vanameest, kes bussi juures suitsu ette pani. Oli võimalik, et vanamees läks lihtsalt suitsule. Seega kolleeg ootas kannatlikult, ootas suu aina kuivas. Mõne aja pärast buss sulges uksed ja hakkas edasi sõitma, jättes vanamehe bussi peatuses suitletama. Kolleeg ei suutnud uskuda enda õnne. Ja istus vanamees tühjaks jäänud istmele, võttis limonaadi pudeli, suure januga ei tubli mitu lonksu. Pööletti sõju. Ei. Ma ei viitsi. Ju oli vanamees sellel ajal, kui kolleeg magas enda limonaadi ilusti ära jäänud ja siis mingi hetk suure hädaga pudelisse pissima. Mul on kananat kirjutanud, aga... Ei no sa ju tunned, kui sa selle papingi lahti, see aims. No äkki ta oli väga filtreeritud meestehärra. Okei, aga at this point suur kuivab, aga mis? Ma nagu ütlesin, minu meelest juba see on hästi, et mingi võõra inimese, mingi vana mehe, mingi limonaadi juurde midagi. Jah, see on ikkagi teadnud patt on seal pudelis. Okei, nii kallas. Nii. Kes teist nüüd selle poolt hääletab, et suuri Jaanuga võndaks võõra joogi? Raha eest. Samas ma pean tunnistama, kui ma tegelikult siin lava taga võtsin võõra joogi lonksu. Aga see on limonaad. Aga jah, selles mõttes, aga samas ikka oled võõrast, just alles keegi rääkis, et ta võttis vaatas klaas vett, võttis suure sõõrmohi tegelikult klaas viina. Et on päeva kõik haindab. Appi mõtle, mida see kolleeg jälle elab, see on pohmakas, see suur kujad, see on buss kaevel, siis võtsin papin bussiga veel edasi. Kuse, maitse, siis appi, ma läheks, ütleks bussi üle, kuule vähem korra bussi ette, et võin edasi sõita. Ma olen kümmene vahest seal juurde. Läks mingi, et see tandega seisama jäänud. Oleksin lihtsalt sinna samma kusepudelisse, ma loodan, et see oleks poole peal, ma oleks lihtsalt üle täis otsad. Ei, siis oled oma oksa sees ja siis sõidad bussiga veel edasi. Aga mul ikkagi see, et vaata, ta ütleb siin seda, et vanamees joob ja et ei lähe võõralt inimeselt lonksu norima, et mulle meenub kogu aeg sellega see, et kui Martaga oli lennukis, siis lennukis vaata inimesed ikka nipet-näpet, kes ei tea, Marta on mu tütar, 7-aastane. Inimesed ikka näksutavad midagi lennukis ja siis Marta kõnnib seal ringi ja siis kui inimesed sõid, siis ta läks ja küsis, noh, kuidas maitseb? Kas on ka hea? Ja siis lõpuks, kui ta meie istumi tagasi jõudis, oi, kus tal oli mingi küpsist ja kummi ja mida sa teed, vaata? Mingit laps tuleb vaatama, noh, ikka annad, et võta mine ära vaata. Aga samas, kui mul oleks nagu nii suur janu, no ei, ma küsima ei läheks, aga samas, kui keegi tuleks minu käest küsima, ütleks, kuule, mul on nagu nii jube janu ja mul on nii paha olla, ma vist annaks lihtsalt nagu, noh, kui ta tahab mul seda poolikut, ma annaks talle, ma ei tahaks. Jaa, sina annaks, aga sa julgeks küsida ka. Ei. No vot, see ongi see, et nagu muidugi võib-olla see vanamees oleks kandnud, aga see ei julgenud küsida. Aga mina enne koroonat, ma olin hästi julge, nagu ma olen mingi Võsu rannafestis mingi suvalist tüübiga kebaabi jaganud, kui tema kebaab oli küll. Ma alguses mõtlesin, et see lause läheb nii erinevalt. Ma olen Võsu rannafestivalil ühe vennaga kebaabi jaganud, et sõi seda niisukalt, mõtlesin, nagu su vaata, sõime asjad, mõtlesin laiali rohkem, ma ei tea. Mis elu ta elab, kas ikka kebaabi hakkab, ei tea. Või ma sööb siiani kebaabi. Või ma olen ikka veel Võsul, mina ei tea, mina läksin edasi. Aga ühesõnaga, et raha eest ma võtaks ka võõrast jooki. No, vaata, inimesed enamus jah ei võtaks ja kui suure enamuga võtaksid. Appi, mõtle, kui see mees, kui see kolleeg, kui see inimene küsib ta käest, et kuule, kas ma saaks lonksu ja see mees oleks andnud ka. Ei, aga mõtle, kui haige oleks see, et ta oleks küsinud ja siis see vanamees on nüüd pandud piinlik olukorda, kus ta ütleb, no annaks, aga ma kusesin siin. Annaks, on sinu puhas kusina. Istaksin seda, kui see, et ma siis joon seda kusta. Ma mingi tead, häda ja näbene. Aga nõme sellest vanameest, võta kaasa oma kusema täpselt. Aga see on küll rõve, jätad oma prahti. Ja üldse mind hoitab, nagu buss on ikkagi üsna nagu siuke... No meestel on lihtsam, vaata. No jaa, aga sa ei saa, sa pead ikkagi nagu alla... Ma ei tea, mul ei ole kunagi olnud. Ta märgistas bussis oma koha ära, vaata. Teinekord on hea. Oli hea kaster, oli. No võib-olla oli, jumal sa ei tea. Ma ütlen, need salajutud ajavad.
südamekohaks. no mina võiks öelda, et see ei ole küll sita jutud. See oli küll siit öeldud. Kuule, aga me tegime eile publikuga ühte asja, me väga tahaks teiega täna ka teha, me tahaks teiega sõbrapilti teha, kas see on okei või? Teeme, lõdesti ette. Nii. Oota, kuidas ei, me pidime, me oleme näoga sinna. Eile olime juba seljaga, nüüd me oleme näoga. Okei, tükitame siis, jah? Rääk hakkab tornid paisma. Ärge vaadake, siis palju stimaks. Sa oled nii sihvaga, sa on vahet. Kaia. Pange käed üles, hands up, portit roll. Kõik eti valid. No nii, chill on ta küll. Kas teile meeldis, et Sten oli meiega laval? Aga kas teile Kristile ka meeldis? Teeme nüüd väikse 40-minutilise pausi. Minge vaadake, kohvil on väike piirkond. Okei, aga näeme 40